Astra on töökeskkond, milles saad juba praegu teha enamust asutuse arhiivihaldusega seotud protsesse, luua ja hallata liigitusskeemi nii nagu nõuavad õigusaktid ja arhiivinduse hea tava. Astra kasutamiseks tuleb registreeruda ning edaspidi saad siseneda viisil, mis on sulle kõige mugavam. See on lihtne. Astras on palju infot sinu asutusega juba seotud, näiteks näed kehtivaid hindamisotsuseid. Liigitusskeem on asutuse kogu teavet terviklikult hõlmav skeem. Enne funktsioonide ja sarjade sisestamist loetle üles asutuses loodud andmekogud. Arhiiviväärtusega andmekogud on juba Astrasse sisestatud. Kui hiljem liigitusskeemi sisestamisel seote arhiiviväärtusliku andmekogu liigitusskeemi mõne sarjaga, ilmub ka see andmekogu asutuse andmekogude nimekirja. Sisestama ei pea standardseid tarkvaralisi lahendusi, näiteks dokumendihaldussüsteeme, juhtimistarkvara sise- ja välisveebe ja teisi asutuse üleseid standardlahendusi. Liigitusskeemi koostamiseks kliki asutuse lehel sakile liigitusskeemid, seejärel lisaliigitusskeem. Funktsioonide ning sarjade sisestamiseks, kustutamiseks ja nihutamiseks kasuta dokumendipuu vastavaid nuppe. Plussnupust saab lisada liigitusskeemi tasandeid, funktsiooni, allfunktsiooni, sarja, allsarja. Soovitud tasandit saab valida rippmenüüst. Samamoodi lisatakse ka sarjatasand. Lisaks allüksusele saab lisada ka eelmisega sama tasandi. Funktsioon, sari. Sisestatu asukohta saab muuta nooltega või vajadusel ebaolulise hoopis kustutada. Veendu, et funktsioonide pealkirjad ja tähised oleksid korrektsed. Funktsiooni täpsemate andmete sisestamiseks vali soovitud funktsioon ning täida vajalikud väljad. Juhtimis- või põhifunktsiooni puhul lisa tegevused, seejärel sisesta volitused. Sarja andmete sisestamisel sisesta tähis eelmises liigitusskeemis, salvestuskandja, süsteem ja selle nimetus. Juurdepääsupiirangute olemasolul lisa piirangu alus ja kestus. Teabe edasiseks haldamiseks on vältimatu ka selle säilitamis- ja arhiiviväärtuse märkimine. Kõik olulisemad hindamisotsused on Astras juba olemas ja pealkirja või numbri järgi lihtsasti leitavad. Kõrval asuvasse kommentaaride lahtrisse saad jätta tähelepanekuid ja küsimusi. Sarjade ja andmekogude vahele saab luua seose. Kasuta kindlasti just seda võimalust, siis lisanduvad need andmekogud asutuse andmekogude nimekirja. Juba sisestatud skeemist saab ülevaatlikuma pildi lihtsas vaates. Kui tundub, et miski vajaks täiendamist või parandamist, saab soovitud funktsiooni või sarja avada eraldi aknasse. Pärast muudatuste lisamist ära unusta salvestamist. Soovi korral saab liigitusskeemi tõmmata Excelisse või PDF-i, et see asutuse siseseks jagamiseks või kinnitamiseks saata. Arhiivi eeskirja kohaselt on arhiivimoodustaja asutus, kelle tegevuse käigus võib tekkida arhivaale. Astra kasutajana näed kohe, kas sinu asutus on arhiivimoodustaja või mitte. Kui sinu asutus on arhiivimoodustaja, tuleb liigitusskeem Rahvusarhiiviga kooskõlastada, sest tulevikus on kohustus arhiiviväärtuslik teave Rahvusarhiivi üle anda. Nõu ja tagasiside saamiseks jaga liigitusskeemi Rahvusarhiiviga. Rahvusarhiivi arhivaar annab liigitusskeemile kooskõlastuse või saadab skeemi asutusse tagasi täiendamiseks. Asutus saab e-mailile teavituskirja.
Pärast kooskõlastamist skeemi muudatusi sisse viia ei saa. Asutuse teabe edasiseks haldamiseks kopeeri olemasolev või lisa uus liigitusskeem. Palju õnne! Oled oma liigitusskeemi edukalt Astrasse kolinud. Tagasiside või küsimused saada Rahvusarhiivile kogumine@ra.ee või võta ühendust Rahvusarhiivi arhivaarinspektoriga, kes sinu asutusega tegeleb.